Head ajakirjanikud, tere tulemast Stenbocki majja valitsuse istungjärgsele pressikonverentsile. Tänast istungit juhatas peaministri ülesannetes kaitseminister Sven Mikser ja lisaks oleme palunud pressikonverentsile ka põllumajandusministri Ivari Padari, välisministri Urmas Paeti ja justiitsministri Andres Anvelti. Kõigepealt aga ülevaade tänasest päevakorrast. Sven Mikser, palun. Ma alustaksin siis tänasest päevakorrast, et võtsime tänasel istungil läbi 13 päevakorrapunkti ja lisaks kuulasime põllumajandusministri ülevaadet siis Venemaa impordipiirangute mõjudest ning võimalikest abinõudest nende mõjude leevendamiseks. Et jätan need päevakorrapunktid, mis siis pressikonverentsil osalevate ministrite valdkondadesse kuuluvad, neile kommenteerida täpsemalt. Päevakorrapunktidest valitsus kiitis heaks Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi koostööprogrammi Interreg Euroopa programm 2014–2020 eelnõu, mille järgi siis Euroopa Regionaalarengu Fondist antakse toetust Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil. Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse programmi ligikaudu 360 miljoni euroga ja Eestil tuleb tasuda siis perioodil tehnilise abi ja kaasfinantseeringu makseid. Eesmärgiks sellel programmil on parandada piirkondlike arenduspoliitikate ja programmide eeskätt majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi elluviimist. Siis veel kehtestasime ühtsed nõuded struktuuritoetuste taotluse menetlemisel Euroopa Liidu praeguseks eelarveperioodiks ehk aastaks 2014–2020. Võrreldes eelmise perioodiga on uuem perioodi määruses toodud mõned nõuded senisest selgemalt välja. Näiteks peavad olema märgitud taotlustes mõõdetavad tulemused, mida tahetakse saavutada. Ja samuti on kehtestatud siis nõuded, et taotlejatel ei tohi olla suurt maksuvõlga, ei tohi nad olla pankrotis ega likvideerimisel. Siis veel vastavalt tervise- ja tööministri esitatud eelnõule andsime välja määruse, millega kehtestatakse regulatsioon uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi pidamiseks. Ehk siis ained, mis kujutavad tervisele potentsiaalset ohtu. Tegime 2 rahaeraldist, millega siis makstakse toetust teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuste eest, ühel juhul siis vanglaametnikule ja teisel juhul siis PRIA ametnikule. Samuti olid istungil 2 keskkonnaalast päevakorrapunkti. Esimesega siis muutsime riigimetsas kasvava metsaraieõiguse ja metsamaterjali müüki reguleerivat määrust ja siis elektrooniliste enampakkumistega seonduvat, et tõhustada siis riigimetsa majandamist ja teiseks siis kutselise kalapüüki puudutavat siis kaldanootade, pöörinootade ehk siis kalapüügivahendite lubamise osas. Et need võib olla istungil olnud punktidest lisaks punkt, mis on juba jõudnud ka väikese, vähemalt ühe meedia väljaande uudises saada kajastust, keeldumine kodakondsuse andmisest teise riigi relvajõudude tegevteenistuses teeninud isikule. Et antud juhul, kuna tegemist on teistkordse taotlusega, see isik on ka varem tagasi lükatud ja kodakondsusseadus üheselt sätestab, et teise riigi relvajõudude tegevteenistuses teeninud inimesele kodakondsust ei anta, et siis kindlasti võib olla põhjendatud tulevikus ka kodakondsusseaduse menetlemisel arutada, kas anda selles küsimuses valitsusele siis sellise väga jäiga mandaadi asemel diskretsiooniõigus ehk õigus keelduda kodakondsuse andmisest on nimetatud põhjusel. Veel võib-olla väga põgusalt paarist teemast, mis otseselt ei seondu tänase valitsuse päevakorraga, küll valitsuse tööga väga otseselt. Esiteks, sel esmaspäeval oli siis muudatusettepanekute tähtaeg valitsuse poolt algatatud töövõimereformi puudutavale seaduseelnõule Riigikogus. Et nagu teada, see on eelnõu, mis on põhjustanud palju poleemikat. Praegune valitsus ametisse astudes seisis küsimuse ees, kas anda see eelnõu olukorras, kus tema valitsuses menetlemine oli varem planeeritud ajakavadest tublisti maha jäänud, selle koosseisu jooksul siis Riigikogule üle ja üritada siis viia meie nägemuste vajadustega kooskõlla Riigikogu menetlemise või Riigikogus seaduse menetlemise protsessis. Et ma usun, et see, et valitsuskoalitsioon
suutis formuleerida selged muudatusettepanekud ja et need tegelikult suuresti langevad kokku ka ühe opositsioonierakonna muudatusettepanekutega, kes ainsana siis 2 opositsioonierakonnast muudatusettepanekuid esitas. Et see loob eeldused, et see seadus ka huvigruppidele võimalikult vastuvõetaval kujul ja Eesti riigi vajadusi võimalikult hästi arvestaval kujul saaks selle parlamendi koosseisu jooksul vastu võetud. Ma arvan, et see on sellele valitsusele kindlasti äärmiselt oluline. Et teine teema põgusalt on ka mitmes meediakanalis tänase päeva jooksul jõudnud kajastada siis Ameerika Ühendriikide, siis Balti riikides ja ka Eestis roteeruva siis jalaväepataljoni, millest siis igas Balti riigis asub üks jalaväekompanii, selle sügisest rotatsiooni, millega siis vahetatakse välja tänane kerge jalaväekompanii oluliselt raskema varustusega üksusega selle pataljoni, kes siis 3 Balti riiki igasse ühe kompaniiga sügisel tuleb. Varustusse tõesti kuuluvad nii Abrams tankid, Bradley jalaväe lahingumasinad kui Stryker soomustransportöörid. Et Eesti puhul ilmselt meile saabuv kompanii saab paiknema Tapal, mis on kindlasti väga mõistlik, kuivõrd ka meie loodava oma soomusmanöövervõimekuse asupaigaks saab siis Tapa garnison ja kindlasti Ameerika siis soomusüksuse paiknemine seal ja koos harjutamine meie kaitseväelastega annab meile väga vajalikke kogemusi ja võimaldab meil õppida ka meie kõige suuremalt ja olulisemalt liitlaselt. Et ja võib-olla kõige lõpuks minu poolt põgusalt olukorrast Ukrainas, ka teistes kriisipiirkondades kindlasti räägib välisminister täpsemalt, et aga ka Eesti meedias viimastel päevadel on väga palju olnud juttu siis Venemaa planeeritavast nii-öelda humanitaarmissioonist Ukrainasse, Ida-Ukrainasse, kus nii Eesti kui meie kõik olulised liitlased õigustatult on mures, et humanitaarabimissiooni kattevarju all soovib Vene administratsioon tegelikult sekkuda siis varjatult sõjaliselt Ukraina kriisi, anda toetust Ida-Ukraina separatistidele, keda tegelikult läbi selle kriisi Venemaa on ju nagunii igal mõeldaval viisil toetanud. Et viimastel andmetel on see konvoi taas asunud liikvele ja tegelikult võib üritada ületada Ukraina piiripunktis, mida ei kontrolli Ukraina valitsusväed ja tema kindlasti selle liikumise ja jälgimise ja tegutsemise muudab omakorda keerulisemaks ka see, et viimastel andmetel võib see kompanii või see konvoi olla ka jagunenud teel 2 ossa. Et Eesti seisukoht siin loomulikult on täiesti ühene ja selge, et humanitaarabi andmine saab toimuda ainult vastavalt rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas rahvusvahelisele humanitaarõigusele, mis tähendab, et see saab toimuda ainult siis vastuvõtva riigi nõusolekul. Et täiesti lubamatu on ka loomulikult mis tahes humanitaarmissiooni kasutamine siis sõjalise sekkumise kattevarjuna. Kindlasti omakorda või täiendavat muret tekitab asjaolu, et või Vene administratsiooni väited, et tegemist on siis Punase Risti egiidi all toimuva missiooniga, mis Ukraina võimude ega ka Punase Risti enda teatel ei vasta täiel määral tegelikkusele, ei vasta olulisel määral tegelikkusele ja tegelikult Punasel Ristil ka nende enda kinnitusel puudub teadmine, mida täpselt siis Vene nii-öelda humanitaarabi konvoi transpordib. Et see võib olla minu poolt kõik, et ma annaks järgmiseks siis edasi põllumajandusministrile, kes räägib tänasest infopunktist, mis puudutab siis Venemaa impordipiiranguid ja nende mõju Eesti põllumajandusettevõtetele. Tere! Et kõigepealt hakkaks pihta seakatkust. Et Eestis seakatku juhtumid praegu fikseeritud ei ole. Lätis, Leedus üksikud seakatku juhtumid on viimase 2-3 päeva jooksul fikseeritud. Üks nendest ka siis meile väga lähedases Valka maakonnas. Ja eile me tegime ka lihvisime valmis siis Eesti, Läti, Leedu, Poola ühisseisukoha Euroopa Komisjonile, mis puudutab
täiendavaid meetmeid, et seakatku puhangutega toime tulla. Lihtsamalt öeldes on seal sees kõik see, mis puudutab kompenseerimist, et kui senimaani on liikmesriigid pidanud kompenseerima 50% tehtud kulutustest, siis on meie ettepanek, et liikmesriikidel antaks, et Euroopa Komisjon omalt poolt siis kompenseeriks kuni 100% neid tehtavatest kulutustest, juhul kui tuleb väga drastiliselt seakarjadesse sekkuda. Ja teine pool on siis Ukraina teema. Ukraina teema ehk siis samane impordipiirangute teema. Et mul on väga vähe siin teile anda täiendavat informatsiooni. Eks olukord on täpselt nii, nagu ta siin paaril päeval on seisnud. Me järjest siis analüüsime seda olukorda, järjest võtame ette meetmeid ja usun seda, et eks igasugune selline traditsiooniliste turgude ümberkorraldamine vajab teatud aega. Ja need ümberkorraldused ei pruugi üldse lihtsalt minna. Et me ei oska arvata selle olukorra kestust, kui kaua impordipiirangud Venemaa poolt kestavad ja väga keeruline on ka kohe paika panda, millised uued turud on, aga töö käib. Mida me siis konkreetselt teeme? Täna on siis Brüsselis spetsialistide komitee, kes arutab kogu seda uut tekkinud olukorda ja kus on siis laua taga ka Põllumajandusministeeriumi ekspert. Üks ja väga selge positsioon saab olla siin kogu selles käsitlemises, et Euroopa Liidul peavad olema väga ühtsed meetmed, kuidas antud olukorras edasi tegutsetakse. See on ääretult ohtlik, ütlen ma, kui praegusel juhul antud olukorras läheb selline riikide vaheliseks soleerimiseks, kes rohkem kuhugi panustab. Riigid peavad loomulikult selles olukorras ka ise oma operatiivseid meetmeid tegema. Aga väga oluline on hoida siin nagu ühtset positsiooni. Kui seda ühtset positsiooni ei hoita, siis Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika kannatab väga tõsiselt. See tähendab ka seda, et võimalikult kiiresti ja võimalikult mõistlikus ulatuses tuleks rakendada vajadusel nii sekkumiskokkuostu kui eraladustamistoetust. See koosolek praegu Brüsselis kestab. Teiselt poolt meie omaenda võimalused. Me oleme ka kuulnud, mida Eesti pangad täna arvavad. Eesti pangad on väga koostöövalmid ja homme hommikul kell 9 on siis ka Põllumajandusministeeriumis Eesti pankade esindajate ja Põllumajandusministeeriumi kohtumine, kus me räägime arengutest, räägime sellest, et kuidas saab tegutseda. Sest et kõige esimene risk ongi ikkagi need ettevõtted, kellel on tehtud investeeringud, kellel tegib raskusi nende investeeringute eest tagasimaksed tegema pankadele, et nende ettevõtete olukorda võimalikult stabiilsena hoida. Sellega koos, mis puudutab pankade reageerimist, meil on üleval Maaelu Edendamise Sihtasutus, Maaelu Edendamise Sihtasutuse võimalused ja võimekused täiendavaid selliseid toetavaid meetmeid rakendada. Et see asi käib kõik töös. Täna on minul ka väga lugupeetud võimalus külastada Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi, kus arutatakse siis Põllumajandusministeeriumi järgmise aasta eelarvet, aga mitte üksinda kindlasti Põllumajandusministeeriumi järgmise aasta eelarvet, aga kindlasti ka tänaseid ohukohti ja neid siis riskimeetmeid, mis meil täna on, ehk lihtsalt ütelda seda, kui palju Vabariigi Valitsuse reservis raha on. Ja paralleelselt kõige sellega käib ka töö uute turgude teemal ehk kolleeg Anne Sulling, kes on selle võtnud siis oma töö suureks eesmärgiks, mille puhul tuleb garanteerida, et oleks väga hea, paindlik ja otsene koostöö Põllumajandusministeeriumi, eelkõige ja Põllumajandusministeeriumis Vett- ja Toiduameti, siis väliskaubandusministri ja kindlasti ka Välisministeeriumi vahel, et kõiki võimalusi kasutada. See oli selline lühikene ülevaade mul praegu asjade seisust.
Siinkohal ma annaksin sõnajärje üle välisministrile, palun. Aitäh, et veel kord siis tere päevast ja võib-olla vahelduseks üks ka positiivsem sõnum, enne kui jätkame negatiivsete juttude reaga. Et see positiivne sõnum on siis see, et nende riikide ring laieneb, kus mõni teine Schengeni riik siis Eesti eest on valmis andma välja viisat, et Eestisse reisida, nimelt siis Šveits. Šveits hakkab nüüd Eestit esindama ka Kõrgõzstanis, seni tegi ta seda Palestiina omavalitsuse territooriumil ja üldse praeguseks on siis meil sellised lepingud 18 Schengeni liikmesriigiga Eesti nimel viisade väljastamiseks kokku 98 riigis, sealhulgas siis 101 erinevas linnas. Ja Eesti ise siis väljastab teiste Schengeni riikide nimel praegu viisasid 7 riigis ja sealhulgas siis 9 eri linnas. Nii et selles osas ka Eestisse reisimine kohtades, kus meil omal ei ole saatkonda või konsulaati, jälle muutub sammukese võrra lihtsamaks. Nüüd teised teemad, nagu ma ütlesin, ülejäänud on kõik selline negatiivne jutt. Et kõigepealt homseks teatavasti on nüüd erakorraliselt kokku kutsutud Euroopa Liidu välisministrite kohtumine Brüsselisse. Et põhilised teemad on Iraagi olukord, Gaza olukord, ehk siis Iisraeli-Palestiina konflikt ja muidugi ka Ukraina temaatika. Et nendest teemadest mõni sõna, kõigepealt Iraak. No, Iraagis olukord on äärmiselt traagiline, arvestades siis islami äärmuslaste viimaste nädalate ja kuude tegevust ja vägivalda ja massilisi inimõiguste rikkumisi. Et selle konfliktiga on praeguseks ka Iraagis siis leidmas aset ulatuslik humanitaarkriis. ÜRO on selle kriisi kuulutanud kõige kõrgema astme kriisiks. 2 miljonit sisepõgenikku on sõna otseses mõttes kriitilises seisus ja on ka reaalne oht rahvus- ja usuvähemustele. Samas see olukord ei ole sugugi veel stabiliseerunud, vaid läheb kogu aeg kehvemaks, et ka siin 5 päeva jooksul, eelmisel nädalal lisandus 5 päeva jooksul siis 200 000 uut sisepõgenikku. Et Euroopa Liit on selle aasta jooksul Iraaki andnud abi 17 miljonit eurot, neist 5 miljonit Punase Risti kaudu. Neid abistajaid ja panustajaid on humanitaarpoole pealt tekkinud ka juurde, aga nüüd on oluline, et ka Iraagi uus valitsus siis oleks võimalikult laiapõhjaline ja suudaks erinevaid osapooli kokku liita ja muidugi koostöö siis ka Iraagi keskvalitsuse ja Kurdistani piirkondliku valitsuse vahel selleks, et siis nendele äärmuslastele selgelt vastu seista. Et ka Eesti puhul me praegu siin kaalume uut ka humanitaarabi andmist Iraagile ja arutelu käib ka selle üle, et võimalik, et seal põgenike abistamiseks on vaja ka siis inimtööjõu abi ja teatavasti Eestil on selline päris hea rahvusvaheline abistamiskogemus olemas ka meie professionaalsete inimeste näol, nii et me kaalume ka seda, et kui see annab ikkagi selget lisaväärtust, siis võib-olla on ka see koht, kuhu siis saata ka meie eksperte appi. Ukraina temaatika, iseenesest, kui vaadata jälle ka kõiki arve seal Ida-Ukrainas, kui paljud inimesed on saanud surma selles vägivallas, kui paljud on pidanud sealt lahkuma, kui paljud on saanud vigastada, siis need arvud kogu aeg kasvavad. Viimastel päevadel on fookus justkui siirdunud ühele humanitaarabiaktsioonile, mis on mitu päeva tõmmanud tähelepanu endale, selle asemel, et tähelepanu oleks ikkagi sellel, kuidas Ida-Ukrainas see konflikt lahendada ja see vägivald lõpetada. Ja kõige värskemad andmed Ukraina enda valitsuselt on see, et Ukraina valitsus ise on andnud ja annab Ida-Ukraina piirkondadesse humanitaarabi. Viimased numbrid on, et 1110 tonni toiduabi, 18 tonni humanitaarabi. Täna läheb sinna piirkonda ka järjekordne Ukraina siis enda humanitaarabi saadetist täiendavalt eraldati 10 miljonit grivnat selleks ka. Ehk siis Ukraina enda valitsus ütleb, et iseenesest mingit väga suurt vajadust näiteks toiduabi järele ei ole. Ukraina teatavasti on ka üks väga suur toidutootja ise. Nii et ehk ka see aitab panna asju natuke fookusse, mis puudutab siis
selle kolonni teekonda Venemaalt, mida siin pingsalt on päevade kaupa jälgitud. Nii et veel kord, et selle asja fookus siiski peaks olema täna selgelt jätkuvalt Ida-Ukraina julgeolekuolukorra lahendamisel ja ka sellel tõsiasjal, et jätkuvalt on siis Venemaa poole peal Ukraina piiride vahetus läheduses 10 000 Vene sõjaväelasi ja suurel hulgal Vene sõjatehnikat. Eesti on siin viimastel kuudel kokku andnud praegu siis erinevat abi Ukrainale rahalises mõõtmes ligi 400 000 eurot. Need on siis läinud erinevateks asjadeks, nagu mäletatavasti tänavarahutustes kannatanute ravile toomine oli, OSCE siis vaatlusmissiooni rahastamisse panustamine. Me oleme andnud ka humanitaarabi nendele samadele Ida-Ukrainast pärit sisepagulastele ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu, nii nagu ka neutraalne humanitaarabi andmine peaks käima, kas Punase Risti või ÜRO vastavate organisatsioonide kaudu ja mitte see, et üks riik jõuga üritab ise seda abi kuhugi kohale viia. Lisaks oleme toetanud ka erinevaid siin tegevusi, mis puudutavad Ukraina õigus- ja seadusandluse abi, maksukuritegude võimekuse suurendamist selles riigis ja nii edasi. Aga nagu ma nimetasin, ega need kannatused jätkuvad ja see probleem ei ole lahendatud, nii et ka praegu me valmistame ette siis võimalikku ka uut Ukrainale abi andmist, seda siis nii selle humanitaartegevuse toetuseks, aga ka kaalume siis praegu võimalusi koostöös ka meie tervishoiusektoriga, et Eestisse siis võtta ravile veel selles konfliktis kannatada saanud inimesi. Nii et kes nad on täpselt, et see siin lähiaegadel kindlasti täpsustub, iseenesest meil see valmisolek on ja Eesti meditsiinisektoril ka see võimalus ja valmisolek on neid inimesi siin ravida, et ka see projekt, mis meil siin mõni kuu tagasi oli Ukrainast pärit viga saanud inimeste ravimisel, et see iseenesest andis ju väga, väga hea tulemuse. Ja oma jutu võib-olla lõpetuseks ma tuleks korra tagasi sellele teemale, millest Ivari Padar rääkis. Et jah, mulle natuke tundub, et siin kogu selle põllumajandustoodangu Venemaale viimise piiramise arutelu kontekstis on see suur fookus natukene hägustunud. Et ma arvan, et me peaksime siiski ikkagi meelde tuletama, et kus on selle probleemi tuum. Probleemi tuum on täpselt see, millest ma rääkisin. Probleemi tuum on Venemaa okupatsioon Krimmis, sekkumine Ukraina asjadesse, vägivalla mahitamine Ida-Ukrainas ja see, et ei ole absoluutselt kuulda võetud demokraatliku maailma arvamust ega poliitilisi ega diplomaatilisi samme valmis tegema. Et seetõttu ei jäänud üle ei Euroopa Liidul, Ameerika Ühendriikidel ega teistel demokraatlikel riikidel, kui üritada siis piirangute kaudu Venemaad mõjutada selleks, et julgeolekuolukord Euroopas stabiliseerida ja püüda viia see tagasi sinna, kus ta enne Krimmi okupeerimist oli. Nii et see on kontekst. Et selles mõttes, et täna justkui aeg-ajalt jääb mulje, et põllumajandustoodete piirang on mingi asi iseeneses. Ei ole. Ja kui me ka meenutame, siis aasta algul teatavasti ka Venemaa lõpetas näiteks Eestist väga mitme Eesti põllumajandustootja toodangu sisseveo. Et me juba siis rääkisime, et see ei ole mingisugune nii-öelda sanitaarne küsimus või tervishoiu küsimus, vaid tegemist on selgelt poliitikaga. Nii et ka täna neil päevil on, kui vaadata ka Vene enda poole reageeringut ja kommentaare sellele sammule, siis üks ju, mis väga selgelt tuleb esile, on see, et soov, et maksimaalselt Venemaal müüdaks ja ostetaks Venemaal toodetud põllumajandustooteid. Et olgem aus, selle üks ikkagi ju taust on siiski see, et Venemaa ise soovib ka oma sees turgu ümber jagada. Ja seda on ju aastate jooksul kogu aeg tehtud, ka kõigi nende piirangutega, mida on erinevate Euroopa riikide suhtes põllumajandustoodete sisseveol tehtud. Jah, seda juttu on looritatud mingite fütosanitaarnõuetega, aga selge on see, et see kõik on olnud poliitika ja siseturu ümber jagamine. Et see ei ole ju väga selline juhuslik, et siis kui Ukraina või Moldova või Gruusia hakkasid rohkem oma tulevikku Euroopa ja demokraatiaga siduma, et siis üleöö äkki leiti, et nende riikide põllumajandustoodang millegipärast enam Vene turul ei kõlba. Ja samamoodi ka Eesti põllumajandustootjad ja Eesti on ju näinud seda pikka aega, kuidas üleöö tekivad piirangud. Et selles osas see turg Venemaal on kindlasti olnud võimalusi pakkuv, aga ta on olnud ka väga riskantne. Et seda on tulnud kindlasti kogu aeg silmas pidada.
Nii et mis praegust puudutab, siis Ivari Padar neid asju nimetas, kindlasti Euroopa Liidus tervikuna tuleb neid küsimusi käsitleda ja püüda siin leevendusi leida. Ehk on mingisuguseid samme ja võimalusi veel, aga kõigi nende arutelude juures kindlasti ei maksa unustada ära seda tervikpilti, mis siiski on põhiküsimus, mis siiski on põhiprobleem. Veel kord, ilma normaalse julgeolekuta Euroopas, ma olen seda ka varem öelnud, aga ilma normaalse julgeolekuta Euroopas ka ükski esmapilgul kasumlik äri suure tõenäosusega väga kaua ei kesta. Tänase valitsuse istungi päevakorras oli taas kiirlaenu turu reguleerimisega seonduv punkt ja seekord istub meil laudaga justiitsminister Andres Anvelt. Palun. Aitäh. Tere ka minu poolt veel kord. Täna siis Vabariigi Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mis on siis võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutev eelnõu ja mis siis puudutab krediidikulukuse määra kehtestamist, ütleme selle lae kehtestamist ja vahekohtade tegemist kiirlaenude probleemide või ütleme nende kiirlaenudega seotud vaidluste lahendamisel. Et paari sõnaga võib-olla taustaks seda, et kiirlaenu probleemistik on ju tegelikult meil küll olnud juba ees aastaid ja ega me ei teagi väga täpselt, kui paljusid inimesi ja kui palju ettevõtsi puudutab mitmel põhjusel, kuna kiirlaenufirmad ei ole sarnaselt krediidiasutustega ei järelevalve all, ei litsenseeritud, seetõttu nende tulek ja minek turule on suhteliselt kaootiline, aga võib öelda, et see puudutab kuskil 100 ettevõtet, see puudutab umbes 10% Eesti elanikest, kes on kiirlaenu siis nagu öeldakse tarbinud, aga erinevate hinnangute järgi, mis tulevad ka võlanõustajate kaudu näiteks ja muudest analüüsidest, siis 35 000 inimest on sügavas võlaprobleemis ja ehk siis ka sõltuvalt sellelt ka kindlasti vaesuses. Ei ole mõtet üle rääkida, et kiirlaenud kindlasti läbi selle tekitavad ka musta turgu, mustalt palga maksmist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See tänane eelnõu, mis nüüd Vabariigi Valitsus heaks kiitis, on muidugi esimene samm, see nagu öeldakse jala esimese võib-olla suure varba vahele lükkamist uksele, millega jõutaks siis mingil määral kiirlaenu või ütleme tuntavalt kiirlaenu probleemi ohjeldamisel lähemale ja lähiajal on siis kindlasti meil tulemas nii kabinetti kui ka hiljem istungile see, mis puudutab siis krediit või kiirlaenuturu reklaamindust. Justiitsministeerium on ette valmistamas veel ühte olulist eelnõud, mis siis puudutab võla sissenõudmisega seotud kulude ohjeldamist, sest see on muutunud omaette äriks, kus siis ühelt poolt antakse laenu ja teine äriprojekt on üles ehitatud sellele, kuidas teenida selle laenu tagasinõudmise pealt mitte lihtsalt inkassoteenusena, aga näiteks teavituskirjade saatmiseni, mis võivad maksta sama palju kui laen ise. Ja kindlasti, mis puudutab järelevalvet, see, mis on siis Rahandusministeeriumi poole peal ettevalmistamisel ja kui see kõik kokku võtta, siis ma arvan, et me oleme selle ukse prauhti, nagu öeldakse, lahti tõmmanud. Aga tänasest eelnõust veel rääkides, siis mida see tähendab? Krediitkulukuse määr, eks ju, nagu te teate, see ei ole intress, see on palju laiem mõiste. Krediidikulukuse määra avaldab Eesti Pank igakuiselt oma kodulehel, see on see leitav. Ja see krediidikulukuse määr siis koostab mitmetest komponentidest, kindlasti üks osa on seal intress, sinna juurde käivad ka kõik erinevad tasud lepingu sõlmimisel, näiteks liisingute puhul, kui võib sinna alla käia ka näiteks kindlustus, mis siis puudutab seda liisitavat objekti, nii et kõik kulud, mis on seotud nii selle raha kättesaamisega või siis ka selle eseme ütleme tarvitamisega, mis on siis läbi tarbijakrediidilepingu saadud. Ehk tarbijakrediidilepingu alla käivad liisingud, järelmaksud, lihtsalt ütleme siis rahalised laenud ja see krediidikulukuse määr, mis on Eesti Panga kodulehekülje peal, tundub ju suhteliselt madal, eks ju, ja siis jääb küsimus, mis pärast Vabariigi Valitsus otsustas toetada selle 3-kordset määra, siis ma veel natuke selgitan, millest see krediidikulukuse määra keskmine määr, ütleme, selle Eesti Panga kodulehel tuleb. Suur osa
igapäevasest äritegevusest, mis puudutab krediidiasutusi, mis iganes elektroonikkauplusest, külmutuskaapi ost või auto liisimine, siis need on kõik sisuliselt tagatisega seotud tegevused, ehk seal ei anta raha käest kätte, eks ju. Ja sellepärast on seal need riskid väiksemad ja seetõttu siis ka krediidikulukuse määr keskmisena tundub suhteliselt madal. Eesti Pank võtab selle kõik ühest potist. Ja kui nüüd tuua muidugi rahalised laenud, siis me teame ka reklaamidesse mingi aeg tagasi, et need numbrid kohati siis kasvasid ju mitme 1000%-ni see krediidikulukuse määr. Samas viimasel ajal nüüd ma ise olen täheldanud seda, et ka nendes reklaamides on krediidikulukuse määr nagu muutunud hästi väikseks. Erinevate SMS tulevõtta, anna, piiks. Ja millest tuleneb, eks ju, seal näidatakse mingisuguse konkreetse sootsa laenu, kas ta on siis ajastus on täpselt selline, et selle aja jooksul siis ütleme see intressi kogune ja nii edasi, nii et mängitakse reklaamide puhul ühe näidislaenu puhul. Ja samas võib-olla mingi teise laenu puhul võib-olla see krediidikulukuse määr 1000-tes, aga nüüd on reegel see ükskõik millist, või saab olema, kui Riigikogu ta vastu võtab muidugi, ükskõik millist lepingut, tarbijakrediidilepingut te sõlmite, iga kord, kui ta on üle 3-kordse Eesti Panga poolt avaldatud määra, on ta tühine automaatselt. Ja vaatame just sellepärast, et iga kuu avaldatakse, vaatame 6-kuulist siin kontekstis, eelmise 6 kuu oma, et see annab teatud stabiilsuse selleks, et ei peaks siis väga kiiresti neid hakkama ümber arvutama, sest tegelikult ta muutub võib-olla mõne protsendi kaupa iga kuu. Ta on olnud siin 25 juures, ma olen vaadanud, ta on olnud üle 40, et niimoodi ta käib. Teine asi, mis on tänases eelnõus mitte väheoluline, on vahekohtute õiguste piiramine tarbijavaidluste lahendamisel ja tulevikus saab neid lahendada ainult riiklikes kohtutes. Jälle natuke selgitan tausta. Täna on tihtipeale olnud ka selline olukord näiteks, kui inimene võtab selle kiirlaenu, eks ta teeb seda kiiresti, me saame laenu nimetust aru ja sellepärast ta tihtipeale võib-olla oma finantsilist õiguslikust teadlikkusest ka ei tea, eks ju, mis õigust on sõlmib lepingu, kus siis on öeldud seda, et need vaidlused lahendatakse vahekohtus. Ja nüüd piltlikult öeldes võib olla selline olukord, et kui ta ühest uksest võttis laenu ja jõudis vaidluseni, ta läheb vahekohtusse, mis on lepinguga ette nähtud, on kõrvaluks, kus istub sama inimene, kes ta laenu andis, või selle esindaja, kes ütleb, hakkame nüüd vaidlust lahendama. Nii et selles mõttes on see garantii loomine, et need tarbija või ütleme see kiirlaenuga seotud vaidlused lahendatakse riiklikus kohtutes, on kindlasti selle inimese toetamiseks, kes on selle kiirlaenu küüsi sattunud. Sest iseenesest vahekohus on mõeldud, ta on kindlasti palju kiirem kui riiklikud kohtuinstantsid, aga nad on mõeldud tegelikult ettevõtjate omavaheliste majandustegevusest tulenevat vaidluste lahendamiseks. Arbitraaž, ütleme teise sõnaga. Ja mida me loodame? Me loodame seda, et see madalam krediidikulukuse määr sunnib laenuandjad rohkem kontrollima juba selle laenuvõtja tausta, sest tema, ütleme see riskide, kui ta vanasti sai selle riskid kanda üle, siis laenuprotsenti, mis ta pakub teistele laenajatele, siis nüüd tal on seal piir ees ja ta ei saa seda teha, ta peab rohkem kontrolli, mis tähendab lootus on selles, et hakatakse välja andma vähem laene nendele isikutele, kes ei ole võimelised tagasi maksma ja kaitseb muidugi, ma ütlen nagu veel kord, et kui ikkagi üle selle pakutakse, siis inimene saab automaatselt kaitset selles mõttes, et see leping on tühine. Ja näidetest võib-olla veel kõrvalt see, et Soomes on see krediidikulukuse määr, mis on ka suhteliselt uus asi, on küll 50%, nemad pannud jäigalt selle paika. Lätis ka praegu käib see protsess, seal plaanitakse 100% juurde, nii et võib öelda, et meie oleme siis tegelikult seal Läti olukorras, aga eks elu näitab, ükski seadus ei ole kivisse raiutud ja kui vajadusel saab tulevikus seda sama krediidikulukuse määra taset võib-olla kuidagi muuta. Praegu meie analüüsid näitavad, et see 3-kordne on selles mõttes päris kõvasti ohjeldab kiirlaenu turgu. Aitäh! Nii, nüüd teie küsimused, palun. Aitäh! Ingrid Seenbach, Õbemägi, Kanal 2 reporter ja küsimus härra välisministrile. Kui tõenäoliseks te peate olukorda või olukorras, mis praegu on tekkinud Venemaa ja Euroopa Liidu
vastasseisus seda, et Euroopa Liit loobub sanktsioonidest, kuna see kahjustab nii paljusid Euroopa Liidu nii ettevõtjaid kui ka tulevikus on võib-olla kõne all elektri- ja gaasivarustus. Aitäh! No kõigepealt reaktsioon sellele, et Venemaa ei ole soovinud poliitilist ja diplomaatilist lahendust leida ja on jätkanud sekkumist Ukraina siseasjadesse ja samuti mahitanud konflikti Ida-Ukrainas ja Krimm on jätkuvalt okupeeritud. Et siis ma küll ei näe mingisugustki võimalust, et ilma mingisuguse reaalse lahenduseta Ukraina olukorrale demokraatlik maailm, see ei ole ainult Euroopa Liit, neid piiranguid on kehtestanud terve rida ka muid riike, kes ei ole Euroopa Liidus, lihtsalt astuks sammu tagasi. Et selles osas ega siis see ei ole ju mingi üllatus, et kui mindi seda teed, et tuleb kehtestada piiranguid seetõttu, et miski muu enam ei aita, et eks Venemaa kindlasti üritab teha midagi vastu, nii et selles osas see ei ole üllatus. Ja see, mis ma ennem rääkisin sellest põllumajandustoodete turust ja sellest, ega siis see trend, et Venemaal sees turgu ümber jaotada, see on ju kestnud juba mõnda aega, see ei alanud praegu sellega, praegu lihtsalt Venemaa leidis justkui kena ettekäände ja kahjuks selle lauluga või selle ettekäändega on ka nii mõneski Euroopa Liidu riigis kaasa mindud selle jutu ja noodiga. Aga veel kord, seetõttu ongi väga oluline hoida pidevalt silmas tervikpilti. Ei ole asi iseeneses need piirangud praegu. Nendel kõikidel on väga selge põhjus. Ja me kõik võtke lahti 6 aja tagused arutelud, kuidas nendes samades Euroopa Liidu riikides mujal demokraatlikus maailmas pidevalt ju väga selgelt nõuti seda, et Venemaad tuleb rohkem survestada, et lõpeks, julgeoleku olukorra nõrgestamine Euroopas. Nüüd on 28 Euroopa Liidu liikmesriiki pluss terve rida muid riike olnud sunnitud astuma need samad järgmised sammud piirangute osas. Väga kiiresti kipuvad asjad ununema, alles mõni nädal tagasi kogu maailm leinas 298 inimest, kes Malaisia lennukil alla lasti, kes oleksid täna elus, kui Venemaa ei oleks okupeerinud Krimmi ega sekkunud Ida-Ukrainas vägivallaga. Et ärme unusta kõiki neid asju ära, et selles mõttes see kõik on tervik ja kontekst, nii et lühike vastus küsimusele on see, et mina ei näe mingit võimalust, et piirangute poliitikast loobutakse ilma selleta, et toimuks tegelik muudatus julgeoleku olukorraga Ukrainas ja Venemaa lõppude lõpuks võtaks kuulda siis neid poliitilisi ja diplomaatilisi ettepanekuid leida lahendus muul moel kui vägivalla mahitamisega Ukrainas. Järgmine küsimus. Vaara Koorits Delfist küsiks kaitseministrilt, et nende USA tankide kohta me lugesime ühest USA väljaandest, et miks Eesti Vabariik sellest esimesena teada ei andnud? Eks Ameerika meedia opereerib nii, nagu Ameerika meedia oskab ja vastavalt sellele informatsioonile, mis on neile kättesaadav. Et eks kõigis 2- ja mitmepoolsetes suhetes kehtib see printsiip, et mängitakse kokku lepitud reeglite järgi. Et Eesti valitsus annab teada nendest asjadest, mis on teadaandmiseks küpsed. Kui need puudutavad 2- või mitmepoolseid suhteid teiste riikidega, siis vastavalt kokkulepetele, mis on nende riikidega. Et nüüd, kus Ameerika Ühendriikide väljaande kaudu on see info teatavaks saadud, on loomulikult igati põhjendatud ka meiepoolne kommentaar sellele. Et seda olemegi lahkesti valmis pakkuma. Liis Olass Rahvusringhäälingust küsimus välisministrile, et see konvoi nüüd liigub sinna Ukraina piiri äärde ja tõenäoliselt ta jõuab sinna täna kohale, et see piiripunkt seal ei pea ja on suur tõenäosus, et ikkagi ületatakse Ukraina piir, et kuidas tegelikult ikkagi lääs nagu sellele reageerib? No ma olen päris kindel, no kõigepealt ma ütleksin 2 sõnaga ka see, kuidas asjad võiksid olla, eks ole, selle konkreetse humanitaarabikonvoiga. Võiksid olla nii, et kui see abi tõepoolest sinna kohale jõuab piiri äärde, siis see antakse üle kas Ukrainale, Punasele Ristile, ÜRO põgenike organisatsioonile, kes siis toimetab selle abivajajateni. Nii on korduvalt öelnud need samad rahvusvahelised organisatsioonid, kellel on pikk kogemus humanitaarabi jagamisega. Nii on öelnud Ukraina valitsus, nii on öelnud ka teised riigid, kes tunnevad Ukraina käekäigu pärast muret.
Nii et see on see asjade käik, kuidas asi peaks olema, kui ka tegelikult tahetakse lihtsalt aidata Ida-Ukrainas praegu kannatavaid inimesi. Kui on mingi muu motiiv, siis on selge, siis ei kuulata kõike seda, vaid üritataksegi nii-öelda oma eesmärki jõuga täita. Aga see on selge, sel juhul on sissetung Ukraina territooriumile. Konteksti siia veel kord ma ütlen, annab see, et 10 000 Vene sõjaväelased on Ukraina piiride vahetuslähetuses ja hulk sõjatehnikat ka. Nii et see siis selles osas muidugi annab taaskord uue lehekülje kogu sellesse konflikti. Siis on see käsitletav selgelt ikkagi sissetungina Ukrainasse, kui seda tehakse vastu Ukraina valitsuse tahet ja soovi ja kuulamata ära kõiki ka neid rahvusvahelisi humanitaarabi jagamise printsiipe ja tegutsedes selle vastu. Järgmine küsimus, palun. Jürgen Klemm, Eesti Rahvusringhääling. Härra justiitsminister Anvelt, et meedias nüüd kerkis üles see nende järelkuulamistehnoloogiate või pealtkuulamistehnoloogiate kasutamine Eestis. Väidetavalt Eesti ostab sisse seda nii-öelda tehnoloogiat teistest riikidest, et kas teie hinnangul, teie sõnul ma sõnastan küsimuse ümber, vabandust. Aga kuidas seda kommenteerite siis? Ja hommikul ka tutvusin Eesti Päevalehe selle artikliga ja mis ma oskan öelda, aga esiteks Eesti julgeolekuasutused on selge see, et nad enamuse oma tehnikast, riistvarast, tarkvarast peavadki välisturult ostma. Millega ma ei saa kuidagi kinnitada ega ümber lükata, sest ma ütleme niimoodi ei tea ega ei peagi seda teadma justiitsminister ja minul on teised eesmärgid, kas Eesti julgeolekuasutused seda kasutavad. Minu jaoks on oluline see, et ükskõik mida nad kasutavad, et ükskõik mis värvi see kass on ja ta hiiri püüab, siis et selle iga hiire söömiseks oleks ette nähtud kohtuorder. Ehk mida ma tahan öelda on see, et kindlasti Eesti õigusriigina, Eesti õigusruum ei luba sellist olukorda, kus toimuks mingisugune kalastamine. Ehk pane mingi programmi tööle ja siis kogume, ma ei tea, ütleme, telefoniraamatust võtame nime Anvelt ja siis võtame kõik Anveldiga seotud isikud, inimesed, teised Anveldid ja hakkame neid nüüd kontrollima. See oleks seaduse väga räige rikkumine. Et peab olema konkreetne kahtlus, põhjendus, kohtuluba ja siis jõuame põhiseaduse juurde. Põhiseadus ütleb, et inimeste sõnumi ja eraelu saladus pole lõputult piiratud. Ehk tähendab seda, et seadus alusel võib seda siis rikkuda ja seadus ütleb väga konkreetselt, kuidas see käib läbi kohtu loastamise. Seda on viimastel aastatel muudetud aina jäigemaks juba üksi sellepärast, et esiteks seda luba saada, et ei ole mitte mingisugust varianti, et sa 24 tundi näiteks kuulad ja siis küsid kohtuluba, kui ei näkanud, siis umbes ei küsi. Ka need võimalikud kuritarvitused on seaduses ära likvideeritud ja kindlasti ka see, et isikutel on palju suurem võimalus pärast saada teada seda, kas ta on näiteks juhuslikult kellegi pealt kuulatava, kuidas ma ütlen siis, kõnesse sattunud. Ma ka ise olen saanud selliseid teateid ja käinud kuulamas, nii et siin pole mingit sellist väga salajast tegevust. Aga iseenesest küll, jah, mis ma tahan öelda on see, et nii kaua, kui asi toimub vastavalt seadusele, siis ei ole tähtis, mis programm seda teeb. Kui on võimalik, on olemas andmed, et seda tehakse mingi teisel meetodil sellise lauskalastamistena, mis on seadusvastane, siin on juba teine teema. Tänasest Päevalehe artiklist ma mingid vihjeid sellele ei saanud. Aitäh. Aga kas see siis teie hinnangul vastab tõele, et ükskõik mis kalu või hiiri see kass ka parasjagu ei püüa, et kõik munad on siiski ühes korvis, kas informatsioon kogutakse ühte serverisse, ühte kohta kokku, kus kohas see? No ma arvan, et kõik see informatsioon, mida ka vastavad julgeolekuasutused koguvad, selge on see, et nad kuhugi selle serverisse koguvad. Miks nad seda muidu siis koguvad? Millised on need tehnilised rakendused?
ma rõhutan veel kord, justiitsministrina on minu jaoks põhimure selles, kui seda tehakse vastuolus seadustega, ei tehta seda konkreetselt isiku suhtes, aga vaid tehakse umbes mingisuguse isikute grupi või mingi muu alusel kohtuluba. Juhan, Peeter, Ivan, Vassili on rikkunud seadust, kohtuluba on tema peale võetud, on olemas kahtlus selleks, kuidas seda informatsiooni kätte saadakse. See on juba julgeolekuasutuste nagu töö küsimus. Ja kindlasti ma rõhutan veel kord selle töö üle teostavad järelevalvet nii kohus, nii prokuratuur kriminaalmenetluses ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon Riigikogus. Nii et tegelikult kindlasti see maailm on huvitav, eks ju, ja neid programme on kindlasti rohkem, kui me päevalehest oskame välja lugeda, aga ma rõhutan veel kord, et nii kaua, kui see kass püüab piiri seaduslikult, ei ole siis midagi hullu. Ma jätkaks sama teemat, küsiks justiitsministrilt, et kas nagu see seadus, mis puudutab inimeste teavitamist pealtkuulamist, on nüüd viimasel ajal muutunud, sellepärast, et siin mõne aasta eest oli selline olukord, kus väga paljud inimesed, näiteks ajakirjanikud, mina kaasa arvatud, suhtlesime tihedalt Priit Toobaliga ja helistasime talle infot selle kohta, et meie kõnesid oleks ikka kuidagi salvestatud või mingisugust teavitust selle kohta, mina küll ei ole saanud, et kuuldavasti ikkagi Toobalit kuulati pealt. Jah, teiseks seadus on muideks viimasel paari aasta jooksul väga palju muutunud ja ta muutub lähiajal veel. Küsimus on selles, et seda, kui vanasti oli, veel paar aastat tagasi oli selline kord, kus siis selle teavitamise otsustas prokurör, nagu öeldakse, töö käigus ja põhjendus olid väga laiali valguvad, et ei soodusta kuritegevust ja nii edasi, siis nüüd on see asi ütleme, väga selgelt määratletud kohtu tasemega. Esiteks kohus on see, kes vaatab iga teatud aja tagant uuesti läbi. Ma ei oska öelda, kas siis tõesti andmed selle kohta puuduvad ja jumal tänatud, et mul puuduvad, et kas kedagi teist Toobali asjus või samal ajal näiteks pealt kuulati, võib-olla teda kuulati mingis teises ajaperioodil, kui te temaga rääkima, ma ei oska seda hinnata. Aga igal juhul on teil õigus ka täpselt samuti pöörduda uurimisasutuse poole küsida. See õigus on teil täitsa olemas ja te peate sealt mingi vastuse saama. Ja vähemalt kas või selle kohta, kas te kuidagi olete seal puutumuses või mis iganes. Ma ei oska öelda, mis see vastus tuleb, aga pöörduge. Täpsustaks siis, et vaata, kui kõnele reeglina kaks osapoolt, et kui kuulatakse ühe inimese telefoni pealt ja siis see teine inimene, kes siis tuleb teavitada ka teist inimest. Muidugi, jah. Et selles mõttest on see asi, kui ma ennist ütlesin seda, et ka mina olen saanud teavitusi, siis ma vähemalt ei tea, et mind oleks pealt kuulatud. Küll ma olen vestelnud ikkagi, me vestleme erinevate inimestega ja olen ka käinud neid jutte kuulamas. Nii et arvestades seda, kui suur on pealtkuulamiste arv, siis ma arvan, et nende teavituste arv on viimasel ajal ka ikkagi tuntavalt kasvanud minu teada. Nii et ja nüüd uus seaduse muudatus, mis on lähiajal tulemas, siis tegelikult kohustab ka uurimisasutusi vaatama üle ka veel vanemad, ütleme need kohtuload. See on väga pikaldane pikk töö, praegu me selle seaduseelnõu kallal veel töötame, aga õiguskantsler on ka uues seadusredaktsioonis, mis praegu kehtib, seda ette heitanud, et tal on vähe, nagu öeldakse, tagasiulatuvat jõudu ja praegu me siis vaatame neid seaduse sõnastusi uue redaktsiooni tarvis ümber. Siinkohal ma tõmbaks otsad kokku. Aitäh ja kohtume nädala pärast.